Me tõuseme nüüd kuulama evangeeliumi, Johannese evangeeliumi 4. peatükist. Johannes jutustab, Jeesus tuli Samaaria küla juurde, mida hüütakse Süühariks, maatüki lähedale, mille Jaakob oli andnud oma pojale Joosepile. Seal oli Jaakobi allikas. Ja tee käimisest väsinuna istus Jeesus nüüd allika äärde. Oli keskpäeva aeg. Samaaria külas tuli naine vett ammutama. Jeesus ütles talle, anna mulle juua. Aga tema jüngrid olid läinud külasse toitu otsima. Siis Samaaria naine ütles Jeesusele, kuidas sina, kes sa oled juut, küsid juua minult, Samaaria naiselt. Juudid ju väldivad iga kokkupuudet samaarlastega. Jeesus aga vastas, kui sa ainult teaksid, kui sa ainult teaksid Jumala kinkija, kes see on, kes sulle ütleb, anna mulle juua, siis sa paluksid teda ja tema annaks sulle elavat vett. Naine ütles talle, isand, ämbrit sul ei ole ja kaev on sügav. Kus sa siis selle elava vee saad? Ega siis sina ole suurem kui meie isa Jaakob, kes andis meile kaevu ning jõi sellest ise, samuti ta pojad ja ta kariloomad. Jeesus kostis, igaüks, kes joob seda vett, januneb jälle. Aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mida mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Naine ütles talle, isand, anna mulle seda vett, et ma ei januneks enam ega peaks aina käima siit ammutamas. Jeesus ütles talle, mine kutsu oma mees ja tule siia tagasi. Naine vastas, mul ei ole meest. Jeesus ütles talle, sul on õigus, kui sa ütled, mul ei ole meest, sest kuigi sul on olnud 5 meest, ei ole see, kellega sa praegu elad, sinu mees. Seda sa oled õigesti ütelnud. Naine ütles temale, isand, ma näen, et sa oled prohvet. Meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel ja teie ütlete, et Jeruusalemm olevat paik, kus peab kummardama. Jeesus ütles talle, naine, usu mind, et tuleb tund, mil te ei kummarda isa sellel mäel ega Jeruusalemmas. Teie kummardate, mida te ei tea. Meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt. Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad isa vaimus ja tões, sest isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, need peavad teda vaimus ja tões kummardama. Naine ütles temale, ma tean, et tuleb Messias, keda nimetatakse Kristuseks. Kui tema tuleb, siis ta kuulutab meile kõik. Jeesus ütles talle, mina, kes ma sinuga räägin, olengi see. See on püha evangeelium. Võtke palun isti. Oleme kuulnud nüüd 3 erinevat pühakirja teksti, mis meie Luteri kiriku kalendri järgi on meile antud selleks pühapäevaks, mille teemaks, nagu öeldud, on Jeesus ilmutab oma jumalikku väge. Arvan ja loodan, et te märkasite nende tekstide üks keskne mõiste
või märksõna on vesi. On pikematagi selge, et vesi on eluks vajalik element meile inimestele ja tegelikult kogu universumile. Oleme vahest kuulnud, kuidas universumi uurijad, teadlased, astrofüüsikud otsivad meie lähedal olevatelt planeetidelt meeleheitlikult vett. Sest seal, kus leidub vett, on lootust elu algusele, elu arengule, elule meie mõttes ja seal, kus vett ei ole, elu tekkimine ja arenemine on vaata et võimatu. Seda imelisem on mõelda sellele, et planeedil Maa, mille Jumal meie usutunnistuse kohaselt on andnud meile elamiseks ja tegutsemiseks, on vett nii palju. Me näeme, kuidas elu areneb, kasvab ja läheb edasi, sest Maa joodab ja taevas elavat organismi veega. Niisiis elu võiks olla ja ongi tegelikult piiblis ka õnnistuse, siis vesi on piiblis õnnistuse, elu ja elu edasiminemise allikas või sümbol. Aga me teame, et vesi võib olla ka hävitav ja purustav. Ja ma ei mõtle siinjuures üksnes mingisuguseid hiidlaineid, mis vajuvad mõnele asulale või inimühiskonnale peale ja tõepoolest toovad suuri purustusi kaasa, vaid näiteks ka see, kui vesi langeb tilga järel ühte punkti, võime imetleda, kuidas ta uuristab augu süvendi, veel on purustav ja läbistav jõud. Ja ristimises, millest võisime rääkida möödunud pühapäeval, on samuti vesi keskne element Jumala sõna kõrval. Ja ristimisel me räägime samuti sellest, kuidas ristimise vesi annab inimesele igavese elu, ta juhatab meid Jumala juurde, ühendab meid Jumala rahvaga ja toob meie ellu pattude andeks andmise uue igavese elu, aga ristimisel loetakse tihti ka Noa veeuputuse lugu just sellest, kuidas vesi hävitas, surmas ja purustas. Ja ristimisel on ta esile toodud just selles võtmes, kuidas ristimine purustab selle ahela, surmaahela, mis hoidis inimest kinni. See on patu, surma ja ka kuradi meelevalla ahela, mis hoidis meid Jumalast eemal, hoidis meid patuvangistuses. Ja nüüd ristimises oleme sellest vabastatud. Ristimise vesi otse kui surmab inimese vana ja Jumalast võõrdunud loomuse ja toob esile uue inimese, selle inimese, kes on ülalt sündinud. Aga millest siis räägivad need tänased tekstid, mida oleme äsja kuulnud? Vanatestamendi tekst jutustab loo Iisraeli rahva kõrberännakust, kus tekkis veepuudus. Rahvas nurises Jumala ja Moosese vastu ja süüdistas neid surma ohtu sattumise pärast. Näeme, kuidas Jumal andis Moosese palve peale rahvale vett, mis hakkas voolama kaljust, Moosese kepilöögin peale. Ja on huvitav, et see kalju, millest Vanas Testamendis on räägitud, Uues Testamendis apostel Pauluse jaoks on ilmutus Jeesusest, Kristusest ja tema ligiolust. Jeesus ise
oli seal selles kaljus küll varjatud kujul oma rahva keskel. Apostel Paulus esimeses kirjas korintlastele 10. peatükis ütleb ja kõik jõid sama vaimulikku jooki, sest nad jõid vaimulikust kaljust, mis neid saatis. See kalju oli aga Kristus. Ja ka Vana Testamendi psalm 105 räägib meile sellest imelisest kõrvesündmusest, öeldes ta avas kalju ja vesi jooksis. See jooksis jõena põuasel maal, sest tema pidas meeles oma püha sõna ja oma sunast Abrahami. Niisiis just seal, kus inimene arvab, et nüüd on kõik lõppenud, et surm on silma ees, astub Jumal esile ja pakub eluvett ja päästab rahva inimese surma ohust. Evangeeliumi tekst aga jutustas meile ühest erilisest kohtumisest Jeesuse ja Samaaria naise vahel Jaakobi kaevul, mis muideks on vähemalt pärimuse järgi ka tänasel päeval Iisraelis olemas. Ja Jeesus pakkus seal naisele elavat vett. Naine oli tulnud otsima mitte elavat vett ja isegi kui Jeesus räägib elavast veest, ei saanud ta esimese hooga aru, millest issand kõneleb. Ta oli tulnud otsima seda vett, mida meiegi päevast päeva joome ja tarbime, millest meie organism ja ihu elab ja kasvab. Aga Jeesusel on pakkuda enamat. Jeesus ütleb, igaüks, kes joob seda vett, kaevuvett, januneb jälle. Aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Mida või keda Jeesus siis naisele pakkus? Ei rohkem ega vähem kui iseennast, sest Jeesus ütleb, kes minusse usub, see ei janune enam iialgi. Head sõbrad, me oleme liikumas oma eluteel ja võib-olla on paratamatu see, et meie elu ja teod on enamasti seotud nende asjadega, mis on kaduvad. Me teame, et nad on kaduvad, aga me ei pääse neist päriselt, sest et erinevad ülesanded ja kohustused, need on paratamatud. Meie aeg ja energia kulub sinna. Ja ometi seisab meie kõrval Jeesus, kes ütleb, kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille ma talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. On suur küsimus ja täna on paslik seda eneselt küsida, kas meil on janu selle vee järele. Sest Johannese ilmutuse raamatus selles 3. tekstis, mida meile loeti, öeldakse, et janune ja tulgu ja kes tahab, võtku eluvett ilma tasuta, ilma hinnata. Sellel veel, mida Jumal meile pakub, on ainult üks hind. See hind on Jeesuse elu, kannatused, ristisurm ja ülestõusmine surnuist. Meie ise või meil endil ei ole midagi, millega seda vett välja osta. Me saame vaid sirutada oma käe ja võtta usus vastu selle, mida Jumal meile anda tahab. Aga kas meil on janu? Ja kui me kuuleme eluveest, kas me ruttame allikale, et sellest osa saada või jääme eemale seisma ja mõtleme, et mine tea, kas meil ongi seda vett vaja või kui on, siis äkki kunagi hiljem.
mitte veel nüüd, mitte praegu. Tänast jutlust ette valmistades meenus mulle ühe Araabia päritolu Ameerikas elanud kirjaniku Khalil Gibrani raamat Prohveti aed, kus ta räägib ühest inimesest, kes pakkus mööda käijatele aardeid. Ja ta jutustab, vaata, teeristil seisis mees. kalliskividega täidetud peod möödujate poole sirutatud. Ja ta hüüdis, halastage minu peale, võtke Jumala nimel ja tehke mulle hea meelt. Aga möödujad vaid silmitsesid teda ja keegi ei võtnud. Pigem olnuks ta on kerjus, kes sirutab käed saada. Jah, väriseva käe, mis tühjalt põue tagasi pannakse selle asemel, et sirutada käsi välja aaretega ja avastada, et keegi ei taha. Jeesus ütleb, kes tahab, see võtku eluvett ilma hinnata. Kas mina tahan? Kas sina tahad? Ja mida oleks vaja selleks, et see tahtmine, et janu elava vee järele võiks meis tekkida, kasvada ja muutuda lõpuks nii suureks, et me ei saa enam rahulduda nende asjade ja selle eluga, mis on piiratud üksnes selle mööduva, kaduva maailmaga. Õndsad on need inimesed, kelle elus selline igatsus ning janu on tekkinud. Võib-olla mõnikord see saab tekkida alles siis, kui meilt on kõik ära võetud. Kui oleme saanud päris vaeseks, kui oleme selle maailma kiirustavast rongist otse kui välja visatud ja näeme kõike nagu eemalt vaadates. Ja siis korraga mõistame, milleks see kõik, kui selles kõiges ei ole igavese elu mõtet. Ja seepärast ei ole juhuslik, et sageli just elu erinevad katsumused on meid toonud Jumala juurde, on meis nagu tekitanud selle igatsuse, selle vastunud pandamatu igatsuse, nii et korraga me märkame teda, kes seisab tee ääres, kelle käed on sirutatud maailma poole välja ja kes inimestele pakub igavese elu aardeid, eluvett. Oleme täna tulnud siia selleks, et eluveest osa saada. Eluvesi, see on Jumala sõna, see on armulaua sakrament, see on seesama ristimise sakrament, mille me oleme kord oma elus vastu võtnud, mitte kui sellise ühekordse rituaali, vaid just nimelt selle allika, selle igavesse ellu voolava allika, mille Jeesus ise võib asetada inimese südamesse, meie ellu. Palvetagem siis, et meis endis ja meie rahva keskel võiks ärgata ja tärgata see nälg ning janu elava vee järele, et me leiaksime üles selle vee allika Jeesuse ja võtaksime vastu aarde, mida vaid Issand meile pakkuda saab. Issand aidaku ja õnnistagu meid sellel teel. Aamen.